oleksime lennanud koju, kui ei oleks sõda. Juhu! Aga kuna on sõda, siis meie lend oli võimalik saada pühapäevaks ehk siis 15-ndaks, mis tähendab seda, et siit toast me peame välja kolima. Aga me läheme siia samasse hotelli, lihtsalt lähemegi nüüd sinna ettepoole. Ja ühesõnaga vähemalt oli meile ette nähtud tänaseks väike kolimine, mitte küll ühelt mandrilt teisele, vaid lihtsalt hotellist teisele. Margo on väga rõõmus, sest tema on meil olnud haige ja nüüd tema hakkab vaatama ringi, mis siin üldse toimub, kus me oleme, käime õues, et ta suudab mõelda, et ta saab siin midagi nautida. Mul on endal plaan, et eelviimasel päeval ma saan vette. Okei, mina ei usu seda, aga vaadake nüüd seda meest. Ei, ta ei saa veel ujuma. Mina ütlen, et ei saa. See on mingi eestlase häda, et saaks ainult vette. Siin see Tai doktor ei mõista sind. Aga praegu me käime arsti juures ära. Meile määrati ikkagi veel tänaseks sidumine. Ja siis kolime ja siis näitame teile ka, milline siis on meie uus ja äge tuba. Tänane päev on läinud jälle ootamatult teistsuguseks, kui meil esialgne plaan oli. Tulime lihtsalt nina siduma, aga nüüd ootame hoopiski kindlustuselt kinnitust, et Margo peab minema väiksele opile. Ehk siis võetakse siit, ma loodan, et mitte karvast kohta, võetakse nahka ja siirdutakse talle nina peale, sellepärast et nina ei kasva kinni. Või pigem see haav, mis tal võeti korraks ära õmblus, sest see haav läks väga põletikku. Ja nüüd ei kasva see haav enam nagu mitte kinni, vaid vajub ainu rohkem lahti. Ja et mul lõpuks oleks ikkagi nöps ninaga abikaasa. Oleks ninamees. Siis me nüüd lähme väiksele opile täna. See on siin kõikide muude asjade kõrval pisike protseduurik, aga ära ta tuleb teha. Nii on. 3. siis reas siin täis tehtud opidest. Millega tegeleb Margo? Kotis seinte. Ilmselt toob mulle midagi väga head. Super Tai koogiöössen sealt automaadist. Mallu oleks üle uhke. Jah, fantastiline. Kas sa lihtsalt said selle kätte või see oli su eesmärk? Ma nägin juba kahju vaeva, et aru saada sellest masinast, aga nüüd on ta mu käes. Mul on hea meel selle. Oi, Margo on kuri täna. Margo ei ole kuri lihtsalt. Me tulime 12 siia ja kell on 3:30. Ja siis kõigepealt võttis natukene aega, et keegi üles ärkab Eestis. Ja kui üles ärgati, siis kuna Tai pool oli saatnud ainult, et plastika mis iganes osakond, siis peab mu nina kokku õmblema, kuna nina on 3 sentimeetrit korda 0,5 sentimeetrit lahti naav, kus paistab ninaluu. Siis ma lihtsalt ise mõtlen, et mul oleks kavalam sinna saata see pilt sellest ninast, et kui keegi mõtleb, et ma nüüd tulin siia Taisse tegema iluoppi, siis ta eksib sellest, et ma lihtsalt tahaks, et mu nina hakkaks ühe korra nagu kokku käima, et mul ei peaks nagu lahtise haavaga käima siin kuredi nüüd nädal aega juba ringi. Et kui okei see on, et mu käest küsitakse, et keegi saatis väga vähe infot, ma saadan 2 pilti ja on asi selge, kas on tegu iluopiga või ei ole. Ja ega siis sellest ei ole midagi, siis ma praegu just kirjutasingi Mardile, kas siis kui see ei hüvita seda, kas me peame selle tegema siin või võib see nädal aega oodata ja teeme selle kodus, ma ei tea. Eks targemad inimesed ütlevad mulle, kui ei hüvita, aga võiks kohe teha, siis me teeme ta ikkagi ära siin homme. Meil on homme kell 10 aeg. Ja kui Mart ütleb, et Margol polegi nina vaja, siis kannatab oodata. Aga oota, ma näitan siis meie tuba. Et ega meil eelmine tuba ka kehvake ei olnud, aga siin on nagu omad võlud, alustades sellest, et siin on nii-öelda see tänapäevane nutitelefon, telekas, vabandust. Ehk siis me saame vaadata, mida iganes, seal eelmises olid India kanalid. Siis, voodi oli, ega meil ju tegelikult oli teine tuba ka tore. Mõjugi peab sama poole. Jah, aga siin on üks tore asi. Siin on kõik toad, selle maja toad.
ümber basseini, mis on väga ilus, loomulikult. Ja siin on rõdu. Selles eelmises toas meil ei käinud üldse nagu aken lahti ega rõdu uks lahti. Nii et sellist nagu õue ei saanud üldse minna. Nii et sellised väiksed asjad, et kui sa pikalt oled, siis hakkab nagu ajudele. Aga meil on ju vaja veel 6 päeva olla. Ja kuigi Margo on nüüd ikkagi juba päris inimese moodi ja saab käia õues ka, siis noh, tead, see hinnavahe ei olnud nii suur, et me ei oleks võinud seda endale lubada. Aga nüüd me läheme sööma, sest et me sõime hommikust ja siis me sõime haiglas ühe piruka. Ja mis kell on meil juba? 18:55. Kell on juba kohe 7 ja ma olen nälgas. Lihtsalt mul on abikaasal selline olukord, et siin arst ütleb, et on vaja teha protseduur, vaja siirdada nahka siia nina peale, noh, mis ma sellest plaastrist näitan. Aga Eesti kindlustus ütleb, et tegu on iluprotseduuriga ja äkki me tahame kurtse siruda, ma ei tea. Ühesõnaga me ootame nüüd targemate inimeste vastust, kas Margo kannatab selle koduni, maksab kindlustus või mis see 3. variant on, et minu jaoks ongi kõige vastikum siin kogu aeg ootamine ja et ma ei saa nagu ise otsuseid teha, et keegi teine otsustab mu eest. Vaadake, ma põhimõtteliselt nii palju sidumismaterjali, et ma võin tegelikult siin oma traumapunkti avada. Uue toaga on muidugi kõik uued rajad, kuidas liikuda, kus kaudu, kohe on palju põnevam, elu on ilusam. No, niivõrd kuivõrd, aga ikkagi. Läheme me sellisest ilusast oaasikesest, või noh, vabandust, see on vist vale sõna, aga noh, saate aru, hingeoaasikesest lähme nüüd läbi. Seal on meri, pime on praegu lihtsalt. Lähme siit, noh, mine. Nüüd pead sealt alla minema. Okei, vabandust, ma juba eksisin ära. Kus kurat see või? See on kellegi tuba ju. Siit vaatame, mis ta seal toast teeb. Ma oleks juba ära eksinud, sest enne me tulime liftiga. Aga nüüd me tulime jalgsi, siis on siit trepist vaja minna. Ja nüüd me olemegi siin. Ühesõnaga siit lähme tavade pärast. Ma võin öelda, mis mind nagu mega närve ajab. See hääl. Ma kuulen juba kilomeetri kauguselt ära, et Margo tuleb. Ma saan aru, et tal on praegu raskeme oma jalgu. Aga see ei loe. Aga närvidele võib ikkagi kõik käia. Et kui hindadest rääkida, siis meie eelmine tuba maksis 188 eurot öö. Ja selle maja tuba maksab 218 eurot öö, nii et noh, natuke on kallim, aga samal ajal ikkagi väga okei hind. Meil on siin selle hotelli poolt päris suur soodukas, et letihinnad on kõvasti kallimad. Aga millegipärast nad tulid meile vastu ja mis meil selle vastu saab olla, kui keegi tahab meile midagi head teha. Oleme siin meie restoranis. Ma ei tea. Homme on jälle parem päev, ma tean. Kuigi ma ei tea, sest homme me lähme alles opida. Mis sa arvad sellest? Aga noh, on nagu on. Süüa on ikkagi vaja. Saime oma pesu kätte. Vähemalt üks mure on nüüd lahendatud, et ma ei pea olema haisvate riietega. Siin on nagu riided ei lähe mustaks, riided lähevad sellest niiskusest nagu haismas ikka nagu kaltsuhais tekib. Ja see lihtsalt loputamine aitab ikkagi korraliku pesupulbriga läbi pesema. Issand, tead, mis ma hakkasin mõtlema musi või? Ei, lohista ühest. Olen nii ammu massaažis käinud. Ma ei teagi, nagu ei huvitav. Ma olen muidu olnud alati nagu nii mega suur massaaži fänn siin. Millegipärast mul on nagu ei ole seda tunnet olnud juhtuti, et tahaks minna, kuigi mul aega on ja kõike. Aga ma ei teagi, peab olema jälle mingisugune õige meelsus selleks, et lasta ennast mudida. See nagu ei leevendanud mu stressi. Ma käisin kohe pärast Margo oppe, aga
see ei olnud see nagu, ega nalja ei ole. Igas uues toas sa pead veel harjuma, näiteks me ei ole võimelised seda kliimat niimoodi seadistama, et ta ei läheks tagasi 20 peale. Me oleme juba kõike teinud, ma hakkan praegu ChatGPT-ga seda mootorit lahti võtma. Ühesõnaga, oih, mul olid jalanud jalga. Ühesõnaga on siin toas nii külm, põrand on nii külm, et ma pean minema rõdule sooja. Oota, kui hea, et meil see rõdu nüüd on. Kui ma näiteks siia hotelli satuksin nagu puhkama, ma oleks täna nagu kuningakass, ma oleks väga rahul nendega. See hotell on väga nunnu, need töötajad on väga toredad. Aga teate mis? Mul on nii kopeesemad. Ja ma kindlasti leian tänulikkuse hetke. Küsiga sa paaksid või riigiga? Please. Kell on 7:40. Lihtsalt nautame korraks. Tere hommikust! Täna on kolmapäev, me vaatame, mis ilm on. Me oleme sööma. Väga ilm. Torm. Korralik torm on jah nagu. Kleidi seljast ära. Mul on väga kahju kõikidest inimestest, kes on tulnud paariks päevaks puhkama. Aga mina olen väga õnnelik. Punane lipp. Kõik omal vastutusel. Nii Kristin, ma tahaks minna kohe kõigile. Väga lahe. Ja juba 4 päeva pärast me lähme koju. Tulime arsti juurest ja täna on Margokene õnnetu, sellepärast et ta põlv võeti uuesti lahti. Niimoodi lonkab. Ei lonka, see on tirid jalga. Mis juhtus? Mul täna lihtsalt selle kanderaami peal tehti jopp, lõigati 2 kohast põlv lahti. Doktori hakanud lihtsalt seda operatsioonisaali tegema, sellepärast et läks läinud kauem aega ja rohkem raha, et hoiame kindlasti raha kokku. Ma lähen vaatan, mis head valuvaigistit ma oma abikaasale leian. Ta loistab veel rohkem seda jalga järgi, aga no olgu. Anname andeks. Aga jumal, see kindlustuse nali, see ei taha kuidagi ära lõppeda, et meil eile just siis meie Swedbanki kindlustusel saatis meile kinnituskirja, mille nad saatsid haiglasse, et nemad on kõik garanteerinud, et meil siis nagu kiiremini läheks pärast seal Finance Departmentisse ootamine. Saate aru, lihtsalt see Tai kindlustus ütles, et ei, neid ei huvita. Nemad teavad, kus me lähme? Siit. Et nemad ikkagi annavad selle lõpliku kinnituse. See, et me oleme eksinud. Et see, et Eesti kindlustus, kes ju selle eest lõpuks maksab, ütleb, et kõik on korras. See neid ei huvita. Aga noh, pole hullu. Me juba teame seda süsteemi, see tuleb ise, tuleb raha maksta esialgu, aga see raha lastakse kohe lahti, kui siis nii-öelda see kohalik kindlustus nõusoleku annab. Aga jah, ühesõnaga jõudsin täna korraks seal vihastada. Nii huvitav on see, et mul on muidu nagu väga hea tuju. Mul on jumalast okei. Meil on ju selles mõttes kõik hästi koju minek on juba lähedal. Aga mul on nii lühike sütik, kui keegi mind närvi ajab, nagu see kindlustuse asi täna. Et ma ei suuda nagu sellist nagu sisemist rahu säilitada, kui on mingi siuke nagu konflikti või mingi olukord. Nii et selles mõttes sa võid öelda, et ma olen siin mõrrastunud. Margo nõudis, et me kõnniksime trepist. Päris õudne vaadata.
nina peal oli see kiri, et ei tohi näppida ja isegi need õed ei näpi. Kõik kohtuvad doktoritele. No väga tore. Vaatame siis, mis saab täna. Külv on mul ilusti tehtud põlvega öelda, et kõik on hästi. Saab äkki hakata kodu poole liikuma. Ja. Täna oli meil põhimõtteliselt kui nunnu hommik, kes siin ootab meid. Täna meil oli vast eelviimane kord, kui me käisime haiglas ja Margol on siis see ninake veel, mis tahab not open ja põlveke, mis tahab veel hoolitsemist ja muud asjad on kõik. Siit on juba kõik ära eemaldatud ja ühesõnaga sa ei pea ennast paljaks võtma. Meil on siis veel paar päeva jäänud puhkuse nautimiseks. Nii et mina lähen kohe kõndima. Siis ma tahan teha tegelikult ühe, nagu mõned ilusad pildid ka siin. See on imeilus, hästi fotogeeniline, väga kaunis hotell. Ja ma arvan, et võiks kasutada seda ilusat skeenet ära ja teha mõned pildid ja väikse videokesed, mis arvad. Ma ei tea, kui täna viitsin, homme meil on vaba päev. Meil on homme vaba päev. Vaba päev tähendab seda, et ei ole haiglavisiiti. Muidu me käime iga päev. Kui hommikul sadas vihma veel, siis praegu on ilm väga ilus. Mis sa tahtsid rääkida? Ja, et ma lähen nüüd linnimis ära ja siis me paneme Rabaresto info ülesse, et inimesed saaks hakata ostma Rabarestot. Mul õde aitas kodulehel teha nii, et saab otse osta võtta. Sa ei pea hakkama kirjutama mulle, vaid saabki osta sealt otse. Nii et täna tuleb teha Rabarestole reklaami. Me peame hakkama uuesti nagu tööelu peale mõtlema. Ma olen nii väsinud. No, sa peadki puhkama. Ma ei ole nagu väsinud füüsiliselt, aga ma tahan koju. Ma tahan oma laste juurde. Ma tahan sinna kevadesse. Ma tahan normaalse elu juurde. Ja ma tahan tervet meest. Abikaasa tegi lõunauinaku ja nüüd me käime siin üleval katusebaaris, sest mina soovin väikest kokteilikest ja siis lähme kuskile sööma. Ma arvan, et me lähme kuskile mujale täna lihtsalt vahelduse mõttes. Vaatame, mida head pakutakse. Meri möllab täiega või ookean vabandust. Kas sa soovid täilis või ma võtan happy houril 2 kokteili? Võta 2 kokteili, aga ma võtan ühe mokteili siis. Sa võtad 2 kokteili? Noh, näiteks. Nii lähen. Troopiline tuua. Oleme jõudnud õhtuga restorani. Väga meeleolukas on siin. Mina tellisin väikse kokteili ja mis musi võttis? Red Bulli. Mina pole sihukest Red Bulli mitte kunagi näinud. Miks ei ole? Siin on olnud nagu. Ma ei ole joonud Red Bulli siin. Okei. Väga vabandan. Hea mälu on lühike. Me oleme tagasi toas ja nüüd oleks kõik väga sensuaalne. See on lihtsalt nina peal kiri not open. Ja me kavatseme. Mul on tegelikult avatud pakkumistele, kui me käime enne mõjuvus ole. Jaa,
me lähme salaja praegu. Võta palun see rahakott, et meil oleks uksekaart. Ja me lähme praegu reegleid rikkudes salaja ujuma. Sest eile me üritasime ka minna ja siis administraator ütles, et pärast kella 7 ei tohi minna. Aga nüüd me oleme kavalamad, me lähme teisest kohast, kus ta ei näe meid. Salaja. Ja ühesõnaga, on väga tore õhtu. Me lähme ujuma tähendab seda, et mina filmin ja Tulli ujub. Reegleid rikkudes on kõige olulisem asi, mitte vahele jääda. Nii, mantel. Ja. Kuskil ei ole kirjas, et see on keelatud. Ja käelest sa võid minna. Täna on laupäev ja 14. märts. Pool märtsi on möödas. Ja me sõidame viimast korda Bangkoki haiglasse. Margo peab näitama ette oma põlve ja peab näitama ette oma... Ja äkki võetakse see not open. Võetakse lahti. Ma peaaegu ei oleks täna kaasa tulnud, mõtlesin, et natuke veel päevitan ja peesitan, aga saaks vihma sadama. Siis oli lihtsam ikkagi kaasa tulla. Palun, teie ravi Bangkoki haiglas on lõppenud. Edasi suunati teid doktor Mart Elleri juurde. Ja. Lähme. Ja, lähme. Ma jätan oma selle auto ka siia. Millega ma tein? Rendiauto. Oma rendiauto jätan siia. On hea olla terve mees. Nüüd basseini äärde varju päikest võtma. Nii on. Mina lähen ikkagi koju põhimõtteliselt terve mehega. Tal on veel niite vaja välja võtta, aga suures plaanis on töökõlblik. Mina tegin oma viimase 5 kilomeetrit siin rannas ja ma olen väga tänulik selle looduse üle. See on ikka väga kihvt. Jõudsin ringilt tagasi ja mind ootab mu abikaasa. Viimased sulpsud. Kõik on viimane tund, viimane sulps. Oh. Nii mõnus. Pean tõdema, et ma arvan, et ma hakkan seda igatsema. Kas lähme võtame viimase kokteili ka? Kokteili võtan mina. Lähme. Minu baar on full hank. No täiesti uskumatu, aga käes on päev, kus me hakkame sõitma lennujaama. Käisime, sõime kiiresti hommikust ja peab ütlema, et korraks on isegi see tunne, et aga ei, tegelikult ma tahan nii koju minna, et väga palju muid emotsioone ei mahu sisse. Ütleme nii, et isegi Margo hakkab vaikselt närvidele käima. See mehe abitus tuleb eriti välja siis, kui sa pakid ja teed muid sellised asju. Sokitad nüüd.
no kallis, kuidas sulle meeldis Tairis? Mulle väga meeldis. Vahepeal osa oli lihtsalt liiga tormiline. Ja kuidas sulle meeldis minu põletus? Väga sobis. Kuidas sulle meeldis, kuidas mu eile läksin pahasse puidu? Neid asju ei tohi ju vlogis rääkida. Vlogis ei ole päris elu. Vlogis räägib ainult seda, kuidas on Ilusaid asju. roosa manna ja. Aga näete, meil on ilus uus kohver. See on mammule kingituseks tegelikult. Mammu saab sellega siis Argentiinasse minna. Nii, aga pane püksid alga, lähme. Kui me tulime, siis oli ka hästi nunnu lennujaam, aga praegu on nagu mingi väikeses, kuskil mingis väikses külakeses käikud ringi. Nii nunnu. Jah, nagu värskelt ehitatud külake. Ja tegelikult kõnnid siin täpselt oma nende peale meie radade vahel. Kahjuks andsime oma need pagasikotid ära, muidu oleks saanud mõned pommitsed kaasa võtta. No me niigi oleme oma, kõva häälega öeldagi, kohver on papaiad täis. Jah. Hakkame tegema neid seda Tallinnast seda oksjonit, kes rohkem maksavad värske papaia eest. Nagu need Jaapani tuunikala oksjonid. Mallu pani kinni kõik. Jah. Ei ole mõtet oksjonil osaleda. Hinnad lähevad üles. Nii, siit oli 1 kuni 3 olid siitene ja meie 6 kuni 7 läheme sealt edasi. Et siin arvatavasti me kaasmaalasi nii naljalt ei leia, sellepärast et keegi ei sõida Eesti poole, et alguses sõidab lihtsalt Eestist kaugemale. Aga meil paraku selline on. Nii, näed, siin näitabki Bangkok, Singapur, Phuket, Krabi ja Hong Kong on ka isegi seal üleval kenasti olemas. Ja sinna me lähemegi. Hong Kong. Left side. Sawadika, body part show me please. Gate number 7 นะคะ left side. Yeah, thank you. Nii, saime siit kannast läbi. Lennujaamad ei filmitada vaikselt. Aga siin ei keela mind keegi. Nad vaatavad, et mehel on nina puru juba, et sellega ei taha küll vaielda. Näed, siis me tulime. Nii, kõik kontrollid on läbitud ja nüüd, kuna me ei ole ikkagi business classis, siis me läheme otsime selle üles. Meil ei olegi palju aega, aga lihtsalt, et me saaksime tervitada oma rikkaid sõpru. Smugeldasime peale, nüüd saime ise ka patsikontrollis nipa-napa läbi. Et nüüd jääb ainult pöidlad tühus hoida. Sa saaksid oma soenguga midagi teha? Järgmise selle kaadris kindlasti. Kõige nunnu lounge. Nurgatagune, see on nurgatagune lounge. Timsummid on Timsummid, need on need samad asjad, mis me seal Frankfurtis vaata käisime. Ma neid igal juhul ei taha, sest ma juba tean, et need on ilusat värvi. Kas sa tahad ka midagi proovida? Ei taha tegelikult. Teed on. Nii, emotsioonid. Kastin tube. See ei ole soja. Mis see on? Mingi vagus asi? Nii. Kalapasta. Tead, mida me ei oska? Pidi pasma, läks meelest. Kreveti. Krevetipastat just. Muidu see on hea. Väike lounge'ike siin. Aga jahe on. Ma võin kohe näha, et need ei ole tavapärased lounge'i inimesed. Lounge'i inimesed magavad. On rikkad. Me tuleme sööma. Ei tule. Et siin lennukis minnakse nüüd vähemalt 1000 aastaks, kõik külmutatakse ära. Kohtume tulevikus. Sina küll mõnusalt tulles lauru.
esimese reisi, hops ei lõhkenud ja hirmsad valud olid sees, aga südamevalud eilse pärast. Mursa. Kas see tundub siit ülevalt, et suur lennuk või see on suur lennuk? Me saime sellest läbi. Kõik on sealpool. 10 kuni 530 kenti. Jah. 1 kuni 4 ja siis 10 kuni 530. No vaatame, ma arvan, et meil oli seal midagi 520-ga. Ma tunnen ennast siin natuke nagu mutukana. See kõik on nagu liiga suur. Oleme jõudnud Istanbuli lennule, Hong Kong Istanbul. Meil oli siin väike seiklus, sellepärast et meid ei olnud, me istuti Margoga kõrvuti, aga õnneks veel vedas. Neil olid istekohad olid meil kõrvuti, lihtsalt vahekäik oli vahel. Aga meil õnnestus ära vahetada ühe prouaga. Jah, proua jäi peaaegu lennukist maha ja tal oli täiesti savi, kus ta istub. Nii et nüüd me hakkame nautima meeldivat lennukogemust. Meile toodi juba šampanjat loomulikult. Pole terve päeva ainult šampanjat joonud. Aga noh, mis sa teed raske elu? Siin on kõva mörinaga vaadata. Õhtesööd küünlavalgel. Mõtlesin, et lauda põlema ei pane. Mingi 11,5 või 11,40 taolist. Peaaegu 12 lendu ja ma olen ühes teisil. Isegi filme ei jõudnud vaadata. Ma magasin. Ja sõin. Magasin ja sõin. Oleme nüüd Istanbulis ja meile tundub hetkel, et meie lend on ajas. Tuli juba värava info. Ja issa ma nii väga tahaksin jõuda õigel ajal koju. Tallinn A1F. Nii et loodame siis. Loodame. Täna on 16 märts, mis tähendab, et Tuuli ja Margo jõuavad lõpuks koju. Ja nad arvavad, et loodame neid maal. Aga tegelikult me tulime neile Tallinna vastu bussiga. Let's go! Kus me lähme pool? Me lähme Imelissile vastu. See on surprise. Ja ma tegin õhupallid. Siis meil on suur silt tere tulemast koju. Ja me lähme bussi peale. Siis me lähme lennujaama ja siis me lähme oma vanemaid. Me lähme lennujaama. Come on, bro. Oota, filmi seda silti või? Filmisin juba. Nii, lähme. Jaa, aga lähme sinna kohale. Mida? Need tulevad siia, vaat seal. Ma tean. Jääme siia ootama. Miks me seal oleme? Welcome home. Kus nad on? Nad näevad mingi elu väsin välja. Hoia kõrgemal. Sina oled seksi. Ootsin nii väga. Mu isa on. Mis mu vanemad on? Noh, te olete saabunud, tulge nüüd. Tere tulemast koju! Tere tulemast koju! Kus siia saite? See ei ole mu ema. Tere tulemast koju! Tšau! Tule siia. Tšau! Kus te tulite? Kus te siia saite? Bussiga. Päriselt või? Oh my god! Tšau! Oh my god!
ma kuulsin seda ennem, aga ma ei mõelnud, et sa kuulsid. Ma kuulsin, et seda sama häält tere tulemast koju. Te ütlesite issile seda siis, aga ma issand. Oota, ma tahan lähme pakkuma, ma tahan teid kallistada. me lähme, oota, meie asjad on seal. Issand, pühade vahekümne. Oleme juba täitsa koju sisse elanud. Koerad tunnevad ennast hästi. Kõik on rõõmsad. Joo. Lapsed on nii õnnelikud, et MS-i kodus on, et nad lausa magasid kõik mitu tundi. Ja teate, mis me hakkame tegema? Me hakkame tegema seda kuulsat papaiasalatit. Ja nüüd me näitame, miks Eestis papaiasalatit ei saa. Lihtsalt need papaiad, mis ma üleeile õhtul ostsin turu pealt ja spetsiaalselt tellisin rohelisi 5 tükki, siis nendest 5-st 2 tükki on läinud täitsa kollaseks juba, natuke siin rohelist on jäänud ja siis selle ühe rõõmsa rohelise veel saame salatiks teha. Nii, aga papaiasalati jaoks on teil vaja siis veel lisaks rohelisele papaiale on vaja porgandit, küüslauku, laim on väga oluline, natuke tšillit, maapähklit, tomatit, suhkrut on ka natukene vaja. Seal oli palmisuhkur, aga me saame tavalisega hakkama. Nii põnev, ma näitan teile, näita seda papaia piima. Piim tuleb siit. Selline piim tuleb siit, jah. Huvitav. Väga huvitav puuvili. No, mis on selgunud, on see, et meie papaia juba on liiga küps. Et ta peaks olema palju toorem. Meil juba... Ta on hea, kus suures. Ta on maitsev, aga pähkline maitse on kohe. Näita, et juba on seda kollast seal teiselt poolt, paistab välja. Juba hakkab kollane tulema. Pillit tuleb panna, no ütleme nii, et kuna me sööme seda siin, olles eestlased, siis pigem tagasöödlikult. Mari juba uhmerdab küüslauku. Siia läks meil palmisuhkur, ma ei tea, mingi pruun suhkur oli meil. Ja nüüd on vaja panna 3 supilusikatäit laimimahlame umbes, et me saaks enam-vähem aru palju. Tuleb siis, mõõdame sedasi. 1. Et sama õlalaiget ei tee. Ongi tegelikult see täpselt üks poolikust. Poolikust laimist tuleb 3 supilusikatäit mahla. Seal on kalakastme maitsmine. No. No, see on tugev. Seda saab ühe saab panna. Okay. 2 supilusikatäit on retseptis, aga me paneme 1, sest et see on väga vänge. Ei aitab. Ei. Supilusikatäit tähendab seda. Kui meil 2, siis me paneme. Ei. No nii. See lõhnab nii hästi, te ei kujuta isegi ette mitte. Mitte see ei lõhna hästi, vaid kogu see segu. Lõhnab nii hästi, Mari tegi. Nii, siis on vaja porgandiribasid. 1 porgandiribasid. Ettevaatlikult, et ei vigasta ennast. Kohe vigastad, on nii raske. Nii, ja olemegi valmis kõike kokku segama. Kas sa maitsed korra seda kastet? Nii, peakokk annab. Kas on taihõnguline? Väga maitsev. On jah? Täpselt, originaal. Super. No nii, pane asjad kokku. Nii. Tomat ka läheb siia hulka kohe. No vaadake, kui ilus. Meil on selline natuke modernsema lõikega papaia. Aga väga ilus. Mis te siia testima olete tulnud nüüd? No papaia salat on valmis nüüd. Palun, Mari ja Paul, teie proovite kõigepealt. Mõtke, et kõik asjadel oleks seal justkui. Seda mahla on vähe. Oih. Nii, ma kohe ütlen. Mulle mahla. Mul on tunne, et mahla on vähe. Sellepärast... Väga hea. Aga mahla on vähem nagu, tahaks, et ta ujuks sinnata. No või kohe mahla teile juurde sinna teha või seda kastet. Musus on väga hea. Meil tuli väga hästi välja. Jah, me järgmise teeme selle peene papaiaga, siis vaatame äkki see. Võib-olla ma tunnen küüslauku rohkem, kui ma olen seal harjunud. Sest sina tahtsid küüslauku rohkem panna, ma ütlesin, et sellest on küll ja veel. Et ma tunde järgi ütlesin, et ärme pane rohkem. Aga me peame need nüüd ära sööma kohe. Selles mõttes, et homme peame uuesti tegema, siis need papaiad on, näete, täiesti läbi. Seda me hakkame sööma nagu puuviljana.
see enam salati jaoks ei sobi. Aga tõesti on väga maitsev. Et super. Ja selle meeldiva tai ampsuga me siis loeme lõppenuks selle tai seikluse, mis 2 nädala asemel venis 5 nädalaks. Aga oleme kõik ilusad ja terved ja rõõmsad ja hakkame siis nautima kevadet. Ja aitäh teile kõigile toetuse eest.